Tere õhtust, head TV3 uudiste vaatajad. Enne kui ma lähen edasi oma juttudega, siis ma küsin teilt kodudes, head mõtteteritajad, mis sarnasus on minul ja näitleja Saara Piusil? Mõttepaus. Õige vastus. Me oleme istunud mõlemad Urmo Aavaga samas ralliautos ja mingit ülesannet seal täitnud, aga see sissejuhatus ei ole juhuslik sellepärast, et Saara Pius on täna Maskis laulja 5. hooaja 2. saate külaliskohtunik ja seda tööd ei tee sa esimest korda. Pagasan all. Nii et järelikult oled prof, kui juba tagasi kutsutakse. Seda on palju öeldud. Jah, ühe korra ma olen seda teinud ja ühe korra arvasin ühe tegelase ära. No, täna on raskem, kuna me näeme neid tegelasi esimest korda, kes täna siin on ja see on alati kõige raskem. Algus on lihtsalt pea pööritama midagi ei saa aru, aga ma olen väga põnevil, sest see on väga tore saade ja on nuputamist. Sa oled kuskil ajakirjanduses välja öelnud, et sul on väga hea kõrv häälte peale. No, ma loodan, et see vastab tõele. Ühesõnaga, sinuga saab siis väga lihtne täna olema, jah? Ei tea. Ma mõtlen, see on esimene saade nende tegelaste jaoks ja see on alati nii keeruline, aga ma arvan jah, et ma nagu aiman või taipan hästi ära iseasi, kas mul nagu meelde tuleb sellel õigel hetkel, on ju. No näis, väga põnev. Maskis laulja saade tervikuna on teie peres, ma tean, Ott Tänaku sõite te vaatate alati, aga kas ka Maskis laulja saade? No, peab tõdema, et väiksed lapsed on nii väiksed veel, et nad magavad sellel ajal. Suurem tütar juba vaikselt midagi vaatab ja jälgib, aga abikaasa ei vaata üldse, eriti tema ei tea midagi sellest ja mina olen üksinda seal teleka ees ja vaatan, elan kaasa, nii et siuke 50-50. Kes siiamaani nendest Maskis lauljatest kõige helgema mulje on sulle jätnud? Üleüldse või? No mul tuleb kohe Mikk Saar tuleb meelde, tema esitused olid vägevad. No Toomas Uibo tuleb mulle kohe meelde. Oi, neid on nii palju. Jaa. No ma rohkem siin teeb Ina. Üks küsimus veel kodudes olevatele inimestele, kes teiega kaasa mõtlevad, et kes see võiks seal ahvimaski taga olla või kes see võiks too olla, et mis see nõuanne oleks, mida jälgima peab, mida kuulata tuleb? No hääl, eks ole. Hääl on nagu, kuigi siin on nagu väga kavalad tegelased, nad ju moonutavad oma häält ja seda ei pruugi ju aru saada, on ju. Aga liigutused, žestid ja siis vihjete video. Need vihjed on väga kavalalt niimoodi väga ümber nurga teevad seda, et kõik see kombo kokku. Ma soovin sulle kõike paremat. Ma soovin kõike paremat tema kaaskohtunikele. Mina lõpetan. Sõnajärg tagasi stuudiosse.